nii, oleme tagasi. Rada number 10 on ka nüüd tõstetud sinna mäe peale. 82 meetrit. Me oleme nüüd back 9'is. Me ei saa öelda back 9'is, sest see on back 11. See on õigus, siin on ju 21 korvi ju. Siin on 21 korvi, jah. Oh, issand, mul oleks täitsa meelest ära. Panime pange tegelikult, oleks nüüd peale järgmist rada teha kati. Ai, jälle just lõppis. Aga ei ole hullu. Mõtlete, üks mees on kaamerist väljas. Tule tagasi siia. Tule siia. Ta on jätkuvalt alles. Kurat on alles. Ta on ikka veel siin. Me ei saanud lahtidest vahepeal. Me ei suutnud teda metsa jätta. Ta ei läinud närvi. Ta ei läinud. Me oleks võinud sinu enne metsa. Pigem oleks võinud nii, et ma oleks kaks partnerit oleks video edasi teinud ja just oleks metsas. Ei, selge. Davai. Martin Ruudus pluss Juss. Lihtsalt ühel Martil on nii, teisel on Y. Ja ma olen Karl ka veel. Mina ütlen, et nii ongi. Nii. Mis me siis... See on ju Olari rada täielikult. Las Liima läheb. Tutvusta meile rada. Nii, meil on siis paar 382 meetrit täis Olari rada. Lähen teil rahvale. Ma panen Olari, ses suhtes. Rahulikult. Siin on vasaka loobega. Miks sa räägid mu viska hääle? Come on! Mulle oleks korvis olnud ja nüüd ma pean kõik terve rutiini uuesti tegema. Okei, tuul ka +2. Okei. Saame hakkama küll. Ja skipiga korvi ja nii ongi. Karle viskab, mis on? Royal, mingi Royal. Eeldan, et läheb esuriga peale otse. Ja nii ongi. Kuskil minuga seal või? Nii. Mina lähen backeriga. Viskan nii kaua Olari. Selge. Kui sa tahad niimoodi visata tutsuga, siis ma jätkuvalt näed, võta see. Okei. Tere, ma Martin Imo ja viskan siin Mähkarite kanalil Olari. Sellel kettel üks tops on. See on väga hea, nüüd on see klipp olemas. Intro või diiser, vaata. Siis katid sealt ära, kui sa feidis ära, vaata. Siis on nagu õigas tõesti. Tesla on päris pull ketas, kõik, kes proovivad, kõik tavaliselt endale ka. Aga lähen MVP range'iga, backeriga otse peale. Ja võiks olla hästi. Kerge vastutuul võib-olla isegi. Siis ei ole hästi, aga. Mul tuli sääs, kui ma pidin võitlema, et ma ei vaataks või ei sügaks ennast viska ajal. Oh, issand. Mina ei saa green hitti. Ma olen väljas. Ma arvan, siuke 11-12. Jälle panin kaamera endal selja taha, aga mul täitsa savi, kus te seda vaatate. Te niikuinii vaata meie videosid. Võt. 90% pole suubitud ka veel. Uskumata. Oi. Käis ju põhimõtteliselt sees ju. Oi. Mida? Seda rollimist ma kardan. Oi, viinitist, kas tuleb paugi või? Ma mõtlen ka, et mul on sellise lay-up igatahes. Saad ikka? 40% alla kohe. Aga kuule, ma olen kaugemal, ma panen ära. Pane jah. Oi. Ei. Vähemalt ei lähe OBS-e. Mida? Kõigil samamoodi. Hästi. Kirkvas paugi. Pea võtan ka. Davai, ma tahan boksi saada. Mida ma teen oma eluga? Ei, see ei ole reaalne. Kõik siit läheb paugi on nagu väga crazy. Sa pead selle kanali ära kustutama. Ja ma pean ka enda kanali ära kustutama. 11.100, par 3, 93 meetrit, korv on otse ees. Pro mängib üldse sinna taha, mis on järgmise raja oma. Ma ei tea, ma olen kuradi, teen pulli võib-olla, ma ei tea, mis pulli, ma panen siia esimesse puusse.
nojah , väga pull . lühike , kõvasti lühike . ma ei tahtnud üldse sinna visata , ükskord tahtsin mööda seda . asi oli selles , et Ma tahtsin seda teha. oli see marker oli taskus , ma pole kunagi mänginud , pole harjunud selle lisaraskusega . ma käin vetsus ka ära . ma tavaliselt lähen siin backeri miidiga , aga kuna see ring on nii pekkis , jah , ma tavaliselt lähen backeri miidiga siin , mingi kompassiga või midagi , aga kuna see ring on nii lappes juba , mul täitsa suva juba , siis ma lähen Kreiviga eest käega . miks sa tahad Kreiviga tagant käia ? nii , härra tuli vetsust tagasi , oota , ärge segage nüüd . ja see on jälle lännu . seda liini ma ei oleks osanud . ütlen ausalt , ise mängiks ka sealt . panid käima või käib või ? käib . ma võtan üle . võtab üle . mul on juba meelest läinud , mida ma viskasin . ma ei tea , sa viskasid midagi siia vist kuskil . oota , see Alpsi ketas on mul siin . Alpsi ketas on see kuskil seal , jah ? nii . nii , siis sa viskasid Discrafti ka ja veidi on pinge peal , sest ma tahaks selle esimese pirku ära Kaspar Kukk. siis on kõik juba võimalik 13.5 miinus 3.2 poiste vaatajatele kõigele Discland Edition . midagi mus on nii , nagu Kas sa leidsid nullipärdiga ära tulla , oleks päris nukker . aga kõigepealt leiaks selle kette üles . peamegi . see No, nurk on solid. hea . mulle alati meeldib , kui ma ise ei pea videot töötlema , siis on tagantjärgi huvitav vaadata neid asju . ega mida äkki , kus ma nagu selle nii ära kaotsin nüüd ? ai ma , sa viskasid valget või ? ah ? kas sa viskasid valget või ? jaa , Tesso , jaa , see on sul siin . mitu meetrit ? okei , Juss Sain. pani midagi kaduma . ei saanud tegelikult , aga no ei tasu neid prooviviskeid teha , no ei leia üles . oi-oi , ma teen kinni ka . kuulge , ma ei leia , ei leia või ? pigem on okei nagu , Juss , su veiv on siin . su kreiv on ka siin . Nonii , Juss putib pördit , laperdab , aga ei . tundus solid . nii . ja Come see on on. pördi . oh , ei pane midagi . kuidas , et saad aru , ma nüüd lock-in'in niimoodi , et nagu see , no siit nagu hakkab tulema , ütleme nii . usu , et usu . nagu pinget peale küll ei pane , aga jah , kuule , see on 87 meetri rada , sa peaks nagu siin kindlasti putil olema , sest sul on päris hea ise . räägi , sa näed Saalast, meid , saalast. oota ma tulen siia , sa näed meid esimest korda , mis sa arvad meist , kas nagu noh , üldse maksab seda Youtube'i teha või paneme kohe mõtlema ? ei maksab , ma räägin , et siin on nagu mõned asjad , mis parandame ära ja see Youtube'i mängu , see tuleb mängida , see on nagu , tuleb nautida , sisu on hea , siis juba lihtsalt tuleb muud asjad sinna panna juurde ja juba on hästi selles mõttes . aga palju sa ise vaatad üldse teiste sisu ? ma olen räige Youtube'i fänn , Oled, jah? ma olen terve enda elu istunud Youtube'is . diskivideosid ka vaatad või ? diski pigem vähe . selge , nüüd hakkab vaatama . ja nüüd ta raudselt subscribe ib ka meile , eks ole . ei no reaalselt arvestades seda , kui palju ma viimase 2 kuu jooksul diski olen mänginud , siis siin võib kõik oodata . et jah , see on , äkki meil tuleb võib-olla diski ära teeme , võib-olla teeme midagi pulli ka veel . äkki saame tema kanaliga kunagi midagi tegema . mis su kodurada on ? Tammsaluga . no jah , Tammsalu , huvitav oleks tegelikult teada , mida ma kõige rohkem mänginud olen , ma arvan , et Tammsalut olen ikkagi kõige kas rohkem . sul kõige parem skoor on ? ma arvan , et kõige , kusjuures ma arvan , et reitingu poolest äkki ma tegingi nüüd seal Valgerannas kõige parema , aga peale seda on Tammsalu kindlasti jah . ühe korra ma Tammsalus , see oli kevad , ma läksin , mul ei olnud diskikotti , no sellega ma saingi mingi ka aasta tagasi . mul ei olnud diskikotti , siis mul oli autos kelk , siis ma läksin kelguga , mängisin enda seni parima ringi nagu . kuule , Juss , kas sul oli üks üleliigne Latitude'i kott ? oli ja ma andsin väike vennale no selle . oleks võinud väikse , talle vähemalt vähe viisakama kotti anda , see enne meil nagu lapse , sellega nagu laste seljakott . ma võitsin selle diski jooksuvõistluse sellega , nii et see on siuke
ei, see on paras. Mul on muidu liiga palju kettaid. aga tegelikult me võime minna küll suvel Himma kodurajale ja tõmmata seal koti pähe talle. et noh, siin rajal, kus ma kunagi mänginud, olete kõvad vennad, aga kurat. see on ju minu arust rohkem Jussi kodurada, aga nii. Hakkame minema. Üksi oled kõva vend talle kambaga. jah, üksi oled kõva vend talle kambaga. Nii. Ma võtan siis jälle oma kreivi. Ja... see nüüd on vana rada või? Jaa, see on ikka vana rada. Ma tean ju, ma tulen ju siit tulen hooga. Siin sähki. Ja see on safe, aga väga. Sina lähed, Martin? Just oli meil see paugimees vahepeal. Heake küll. Ma olen Zeusiga, teen siukse mõnusa viske. Ai, ikka liiga. Aga hoiab praegu. hoiab. Isegi ei läinud väga laiaks. See on isegi okei. Solid. Kerge putta ei ole, aga... jah. Ma siin olen väga pettunud, et meil see isiklik kaameramees nimega Mauri Vilman mängib kuskil Tšehhis, seepärast ma praegu vaatan, et kogu aeg see nagu kaamera nurk on jumala viltu, et meil on seda objektiivi meest ikkagist vaja. Aga no järgmine level on see, et keegi jaotab korvi all käe ja... me ühte videot tahtsime teha niimoodi, ma olin mingit käevigastusega maas, siis me proovisime isegi, aga meil on mikrid kaasas jälle jama. Aga loogika ütleb, et tegelikult võiks taguriga minna, esuriga minna igatepidi. Ma ei tea, mul miskipärast on tunne, et ma olen Teslaga eestkäega lihtsalt. Ma ei tea, miks. Ja võt sellepärast ma ei tea, ma ei oska kommenteerida. Safe ise. Vesi see oli, noh. Võta see ketas kätte. Ära viska seda teist ketast jälle. Sa paned sellega taevast. Last. Ja viskad niimoodi on korvi all. Oi, skipiga sees ka veel, jah. Kui keeruline see mäng saab olla. Miks ma tšängin? See on see teine mäng. Ei, mis pannakas. No issanda Jeesus, noh. Come on! Jaa! Head töö, Simmo. 3 rada järjest on olnud mingi pöördevõimalus nüüd lõpuks. See võiks olla imps Imaverest. Päris hea oleks. Par 472, vasaku loo B, Mando. Vaatame, viskan Zeusiga jälle. Eelmine rada sain sellega ju pöördi, siis peab edasi mängima. Panen siukse asja ära ja vaatame. No, Sizer flip oli see ju. Ma näen, saadesega proovin üle minevat panna. Noh, tule. Oi, see on ilus ju. Igal mehel oma loogika. Siit võiks minna eest käega, aga mulle see variant ei meeldi. Mulle meeldib seda mängida kindla peale põrgiks. Ehk siis ma lähen miidiga, kukutan ta enne Mandot maha ja siis on lähenemine ja ongi okei. Ja panen džänki hoppis ja ma paega ammu siin on penaltit võtnud, noh. Täna ka ei võta vist. Safe oleks minna siit eest käega mängida parriks. Aga Jussil on see mäng on nii aia taga juba, et ma panin kaamera käima või? Panin. Väga hea. Ai. Eks. No putel. Antiskip. Ai, hea küll. Putil. Võtsin discgolfi ühe lausega kokku või? Jah, harrastaja mõtte kokku. Et kui
poogirong hakkab käima minema, siis maha tulla on päris keeruline. Õnneks praegu on bördi, nii et Mul ka. läheme selle bördiga edasi. Ma võtan ka kokku, teate, mis on pro discgolfari ja amatöör discgolfari vahe või? Vaimne töö. See oli päris mental jutt. No aga nii ongi, see discgolf on mental mäng tegelikult. Kõik see, et kahe viskega kõige kaugemal on. Mul see jump put on päris halb, ma ütlen nii. Tuleb see keila ilma allu välja. Okei, proovime midagi siit. Jahaa! Sa mõtled korvi kinni tagasi või? Jah. Ma tahtsin öelda, et oleks Starframe'is oleks ära rikkunud. Oi, selle kohta mul on hea lugu, ma võin rääkida. Tammsalu 14 rada ja kuttidega mängisime neljakesi. Ma olin viskaja järjekorras viimane ja kõik panid korvi alla, et kindlalt tõsta sisse. Ja siis ma läksin viimasena, nad ütlesid, ära Starframe'i ära riku. Ja teate, mis ma tegin või? Panin topsi. Nii haige, lihtsalt see on mu diski, kõige parem hetk üldse. Imma läheb toroga. Taga on käsi. Lähme siis. Tundub mingi Prisma ketas. Ei, Toro on Innova ketas ja väga hea kang käsi. Tervitused Mattias Villatale, ma tean, tema viskab seda. Oi, Mattias ütlesin seda kohta Prisma ketas. Igatahes. Nii. Ja sai läbi ju. Ma olen väga rahul. Nii, mina olen bürooga. Ka kena ju. Nii, nüüd on Jussi etteaste läbi saada sealt. Ära nüüd puuli ja seda alla too. Siin on tegelikult nüüd 2 liini. Saad alt minna ja saad ülevalt minna. Ja kuna mul see mäng on nii aia taha juba läinud, ma mõtlesin, ma lähen proovin sealt ülevalt. No sul peaks olema praegu parema käe tagumine, mida Mauri kasutad. Jah, ma lähen proovin eest käega, mida mul ei ole. Ja panin džänki. Ai jah, juiss. Midagi, mis liiga lihtsam idee on sinna. Siia seifi visata ja... Ma ütlen ausalt, ma eelistaks pigem pen 4 kui tavalist 4 siin. Ei saanud 3 kätte. Ei saanud. Väga hea. Paneme siis ära. Ja sama. Võtame siis selle 3. Ja jutustada, ta äkki segab. Ai, nii sirge. Jaa, pane annukasse. Karli käest mikrit võtta. Rada on 101 meetrit. Mul on rada nii kehvasti läinud juba. Ma olen viskanud lihtsalt Teslaga rahulikult. Palvetin. Päris ilus. Vend alab kogu aeg. Ma vaatasin, tahad topsi minna. Hästi. Kuule, siin on kindel juba poogilaks ju. Proovime Aiseris. Oi, ei. Yes. Okei. JJ putib ka nüüd. Birdit. Vaatame poogi siis. Positiivne Hima mängu juures on see, et ta ei mängi vähemalt rada vasakule ja paremale. Et rada risti mängides on palju pikem.
sellest on aru saanud, et rada tuleb otse mängida. Ehk siis meil nagu tegelikult ütleme ausalt, mul ei ole mitte midagi halba öelda selle mehe mängu kohta. See on nagu väga positiivne. Mitte, et ma nüüd oleks mingi hull mängumees, aga ma olen nagu taustatööd ja videotööd nagu päris palju teinud ja näen nagu päris palju vigasid päris paljudel inimestel. Mitte, et ma ise perfektsionist oleks. Või nagu mitte, et ma ise perfektne mängija oleks, aga ilmselt treenerina ma sobiks väga hästi. Et noh, ma arvan, et see enne Euroopakaid või mis iganes mäng see on meil siin. Mis mängu ajaks sul oli vaja saada see poogivaba? Ja see Euroopa Discgolfi festival. Selleks ajaks ta saab oma poogivaba ringi kätte kindlalt. Ise asi, mis rajal. Mingi eeskäe rada on. Siin lähedal ei ole kuskil midagi. Osalema. 99 meetrit kõvasti mäest alla, variante on palju. See on mul topsi rada. Ma lähen lihtsalt viskan. Ja jälle džänkisin. No ma ei saa aru, mis toimub täna. Tule välja see asi täna. Ei tule välja. Tagant käega vaatame siis, kui hästi hakkama saan. Jop! Vaat see on mu tagant käsi. Ma räägin, sellepärast ei viska tagant kätte. No see oli natuke probleem. Oi. Postile ka pihta. Alarauale pihta. Alarauale pihta. Väga ilus. Ai jah. Oks ja kuku alla. Mine. Puti. Ilus. Kartsin küll, et see ei jää sisse, aga tubli poiss. Nii. Ma proovin niisugust asja, mida ma varem pole teinud siin rajal. Siin on niisugune tunnel, mis mul on ees käega. Ma arvan, parem kui päkiga oleks läinud. Himma, mis sa arvad sellest viskast? See on päris ilus kuld. Ma arvan, et see võib olla isegi ju täitsa greenil või? Tule! Hakkab kuskilt tulema kaugelt. Jah, heake küll. Hästi. Oi! Juss läheb, putib nüüd Pirkut. Viskas kreiviga greenile. Kas Juss hakkab nüüd mängima? No vähemalt ei rollinud alla. Ja fairway'ga putib paremini. Ja noh. Kette polegi vaja. Okei, parri päästsin ära. Mina päästsin ka parri. 125 meetrit par 3. Mis üles kõndimine võsid ära. Oi. Lähen backeriga, wave'iga ja tõmban üle. Ja see on OB vist. Katroll äkki välja. Ei, obliks. Tahaks ka tagant kätt proovisin, aga noh. Proovi siis. No olgu, teeme. Opa! See on mu kõige parem tagantkäe vise, mis ma teinud olen. Kuule, vedas. Jeps. Ei.
Veendunud. ahah, jaa. Jaa, kindel. Kobinad ei loe. Jah. Läheneb Bergiga. Peaaegu topsi. Ja tundub, et sa oled ka siuke eeska mängija rohkem meil siin. Jah. Jop. Me oleme siin varsti juba lõpetama, meil on 19.100. Korv on siin otse ees. Nüüd ma rääkisin kägule vastu. Nii. Ja mina lähen ilmselt fore. 84 meetrit ja. Issand, kui halb. Oi. Jah. Ai. See on minu ees käsi, tere tulemast. Mitte, et mul seda lahjemat vaja oleks, aga lihtsalt ma tahtsin roosat suuspäkat. Tööta. Ja skipi ja topsi. Oi. Pole vaja. Ma arvan, et päeva parim ise, mis ma teen. Mängumees. Kuule, pigem oli head oksad. Väike looduskaader ka. Leidsin mesilase. Järgmine. Okei. Või, ma oleks selle maha magan. Mulle green hit 2, palun. Ära, kas on ikka 10? 7, 8, 9, 10. Täpne. Hästi. Ainuke star friend, mis oli võimalik saada. Minu meelest ma olen ka ühe ära rikkunud. Sinna on vaja triple mando start läbi saata skipiga. Ma olen jälle verdiktiga. See oli eelviimane rada. Plussid üks kõige kangem verdikt, mis mu kotis on. Nüüd on parem vastu manda muud. Oi! Sirgeks! Kõige Kõige kangem verdikt. Pärast rohkem on, nii et proovime. Savi. Jop. Usalda. Aga pikaks. Aga kontrolli. Oi! Pördi teema siin ei ole, aga nii, harputt ei ole mu kõige tugevam küll, aga jääb lühikeseks. Kuraa! Ja see oli green hit ka välistel. Ja, pigem küll. Viimane rada, Keilas, uus layout. Rada on mingisugune 100 meetrit või midagi sellist. Ja ma lähen lihtsalt Greiviga. Mis ma ikka siin täis tagant ka rada, ärme hakka siis midagi välja mõtlema ja proovime. Jop! Kiki! Ei, metsa ka veel. Kikkis aga natuke halvasti. Lootsin äkki teha teistpidi. Tõi, see oleks vähe parem olnud. Kuidas ta üle läks niimoodi, jäi minema?
ma just pean mingi rolli panema, mul ei ole siin väga midagi. oi jah. nojah. nojah, siis on nii. See kivi rikkus ära kõik praegu. okei. Vaata, kui sirge vise tegelikult oli. no Jüss mängib seal 3-ks. ma olen siin. oi, kui palju nurka. oi. vaatame. Davai. Sees. hea proov. oi, kui kõrgele. samas tagant raja kohta tupla pole halb, et võin siin isegi tripla võtta. Mähkarite diskil ole. Mähkar kuubis. ja viimasel rajal mähkis natukene. nagu minagi. Lõpetasime Keilas. Kindlasti mingi jälgige Martin Himmat YouTube'is. Lähme teeme seal ka. Tähendab, sinna kanali tuleb ka midagi, me lähme kohe vaatame, me oleme praegu Keilas, lähme vaatame võib-olla Ossa. Ja räägi, kuidas keelerada oli? Sa olid esimest korda siin? jah, esimest korda, väga lõbus. Natuke liiga palju tagantkäi radu minu meeldimise järgi. Aga ei ole hullu, ma pean seda taguri niikuinii ära õppima, kui ma tahan mängima hakata. Aga jah, see double bogey lõpus võiks kripelda paar viset veel, aga samas ühe outside'i sain ja oli siukseid positiivseid momente ka, nii et ma olen väga rahul. oli küll, aga ilus oli vaadata vahepeal. Sina oma ringi kokku võtad? mina just jämmisin. Mul oli chill ja lõpus mõtlesin, et teeks pulli ja võtsin bogey ja... oota, mis need skoorid jäidki siis? Juss -1, mina +1 ja sina +5. ütleme nii, et ma arvan, et me Karliga saame mõlemad öelda, et me ei ole oma ringiga nagu üldse rahul. Alguses oli mul oli vahepeal väga okei, solid. Aga kui sa alustada, kui 2 grid hit birdit ja siis tuleb mingi blõpp sinna lõppu, siis on nagu on, aga vahetame. Disc golf ongi siuke naljakas mäng, et üks päev on hea ja teine päev on halb. noh, näiteks käisin järvel ja tegin 4 alla. Ja siis teed vahepeal mingi +20 seal. Nii et siit tõmbame praegu otsad kokku. Aitäh, et sa vaatasid. Pane subscribe. Aitäh Martinile, et ta meile tuli siia. Ikka oli tore. Ja pange like ja vastake nende kommentaaridega. Vaata, mis nad enne ütlesid, et seal oli küsimusi. Kas tohib rääkida ja värki? Ma pakun puusalt 2 kommentaari toe peale. Tehke üle, kui te tahate. Nii et kui sa vaatad, sa pead kommenteerima. Jah, sa pead kommenteerima. Võt. Aga äkki me näeme Himmat veel, äkki me lähme tema kodukanti külla või lähme suusatama hoopis või midagi muud, seepärast et diskivideod muutuvad muidu üksluiseks, teeme midagi muud ka, vaatame, mida need discgolferid veel oskavad teha. Davai. Küll, pagage.